Nad ütlesid meile, et seaduslik kanep oleks meie põlvkonna suurim rahaline õnnistus. Roheline buum. Tööstus, mis oleks nii kasumlik, et see purustaks kartellid ja teeks üleöö miljardäre. Selle asemel läheb kogu see asi lihtsalt suitsu. Miljardid dollarid väärtust on kadunud. Ja praegu, kui sa astud legaalsesse kanepipoodi, on 75% tõenäosus, et see kaotab raha. See ei ole lihtsalt majanduslangus. Legaalset kanepitööstust hävitatakse süsteemselt seestpoolt. Esimene peatükk, 131 miljardi dollari kummituslinn. Kui kanep legaliseeriti, oli lubadus lihtne. Tohutu kasum, kiire kasv ja uus korporatiivne tööstus üleöö. Selle asemel on üle 131 miljardi dollari aktsionäride väärtusest kadunud. Kanepipood üle kogu riigi, olgu see Los Angeleses, Denveris või Detroitis, kaotavad raha. Ja Whitney Economicsi andmetel on praegu kasumlikud vaid 24% legaalsetest kanepiettevõtetest. Igas tavapärases tööstusharus tooks selline läbikukkumismäär kaasa kongressi kuulamised ja erakorralise ümberkorralduse. Kanepitööstuses on sellest saanud tavapärane olukord. Ebaõnnestumisel pole mingit pistmist sellega, et ameeriklased tahaksid vähem kanepit. See kokkuvarisemine viib tagasi ühe põhilise vea juurde. Investor Eats said täiesti valesti aru tootest, mida nad müüsid. Nad arvasid, et ostavad järgmist Apple'it, järgmist Anheuser-Busch'i, järgmist Starbucksi. Tegelikult ostsid nad tugevalt reguleeritud põllumajandussaaduse. See on oma olemuselt palju sarnasem sojaubadele, seapekile või puidule kui tarbijatehnoloogiale. Ja see viga algab sellest, et mõned finantsmaailma kõige targemad inimesed teevad kõige lihtsama otsustusvea. Teine peatükk, rohelise buumi illusioon. 2014 aastal avas Colorado esimese täiskasvanutele mõeldud kanepituru Ameerika ajaloos ja tulemused olid kohesed. Aktsiate graafikud liikusid peaaegu otse ülespoole ja riskikapital tegi seda, mida ta alati teeb, kui numbrid nii liiguvad. See hakkas jahtima järgmist platvormilaine, järgmist suurt panust. Varsti läks pais valla. MedMen avas oma esinduspoe Manhattanil Fifth Avenue'l. See oli stiilne ettevõtmine, kus olid poleeritud betoonpõrandad, igal letile iPadid ja töötajad kandsid ühesuguseid punaseid särke. Investoritele esitatud müügiargument oli selge, see oli kanepi Apple'i pood. Aga ambitsioonid ei piirdunud sellega. Justin Hartfield, Weedmapsi asutaja, sõnastas selle teisiti. Tema kavatses luua marihuana Yelpi. Teised läksid veelgi kaugemale, kujutades end kanepi Procter & Gamble'ina. Nad lubasid koondada killustatud turu ühe suure kaubamajade katus alla. Igaüks neist kogus selle lubadusega $100 miljoneid. Siis saabus reaalsus. Kanep ei ole iPhone. Kunstlik nappus ei toimi. Miski ei takista konkurendil kasvatamast sama toodet, vaid mõne miili kaugusel ja müümast seda odavamalt. Suurtel seaduslikel turgudel on kanepi hulgihinnad alates 2015 aastast langenud umbes 85%. Et mõista, mida see tähendab, kujuta ette, et piima hind langeb kümnendi alguses $4 galloni kohta, kümnendi lõpuks 60 sendini. Mis tahes teises tööstusharus tekitaks selline deflatsioon häirekellasid. Piimatööstuses oleks see kriis. Kanepitööstuses sai sellest aga tavapärane olukord. Ja see juhtus vähem kui 5 aastaga. MedMen kuulutas välja pankroti ja müüdi osade kaupa maha. Ettevõte, mille väärtus oli kunagi peaaegu $2 miljardit. Oma tipul. 2018. aasta alguses kaubeldi MedMeni aktsiatega Kanada börsil üle $7 aktsia kohta. 2024. aastaks, kui ettevõte kokku kukkus, oli selle väärtus vähem kui 1 sent. Tilray aktsia on kaotanud üle 95% oma tipuväärtusest. Kanepi Apple'i pood müüs toodet, mis ei erinenud millegi poolest sellest kotist, mida keskkoolis üks poiss oma seljakotist müüs. Ainult et lisaks oli sellele 38% maks. Kuid ülepakkumine oli vaid pool sellest, mis neid tappis. Teine pool tuli asutused, kes pidi neid kaitsma. Kolmas peatükk, IRS'i surmaotsus. 1981 aastal astus narkodiiler nimega Jeffrey Edmondson Minneapolises Ameerika Ühendriikide maksukohtusse ja võitis. IRS oli ta vahele võtnud ja püüdis tema illegaalset tulu maksustada, nii et ta otsustas vastu hakata. Ta märkis end füüsilisest isikust ettevõtjaks. Ta üritas isegi oma kaalu, üüri ja telefonikõnede kulud tavaliste ärikuludena maha arvata. Kohtunik vaatas maksuseadust ja otsustas tema kasuks. Mahaarvamised olid seaduslikud ja tulu maksustatav. IRS pidi need lubama. Kriminaalkohus oli vähem helde. Edmondson mõisteti 4 aastaks vanglasse kokaiini levitamise eest, kuid maksukaasus jäi jõusse. Kongress kaotas mõistuse.
mõne kuu jooksul kirjutasid seadusandjad sisetulude seadustikku üheainsa paragrahvi, et tagada, et narkodiilerid ei saaks enam sellist trikki teha. Nad nimetasid seda paragrahviks 280E ja pidasid silmas Pablo Escobari 43 aastat hiljem. Seda arvet maksavad keskealised jaemüügiettevõtjad Californias, Colorados ja Michiganis, emad, kellel on hüpoteek ning veteranid, kes alustavad teist karjääri. Pablo Escobari seadus kehtib 58-aastasele naisele, kes müüb Sacramento linnas valmis jointse. Tavaline ettevõte, mis teenib $1 000 000 kasumit, maksab IRS-ile umbes 210 000. Apteek, mis teenib täpselt sama kasumi, maksab 700 000. Seadus loodi kartellide jaoks, kuid seda rakendatakse ka nurgapoe suhtes. Ja see on vaid föderaalne tase. Kui California lisab aktsiisi, müügi ja kohalikud maksud, on Los Angeles apteegis igast dollarist 39 senti läinud. Ja see on isegi enne üüri, enne palgafondi, enne kõike muud. 2 kvartalit eemal maksustatakse pudelit Bourboni vähem kui kolmandikuga sellest. Kui midagi nii tugevat maksustada, siis inimesed ei lõpeta ostmist, nad lihtsalt lõpetavad seaduslikult ostmise. Ja see alternatiivne turg plahvatas. 4. peatükk, šoki varjude impeerium võidab. California ebaseaduslik kanepiturg liigutab aastas umbes $8 miljardit. Sellest piisab, et rahastada kogu DEA aastast eelarvet ja seda 2 korda. Seadusliku turu maht on 3,9 miljardit. Osariigis, mis oli Ameerikas meditsiinilise legaliseerimise teerajaja, liigub illegaalne turg. Nurgal asuv seaduslik apteek müüb 1/8 kvaliteetsed kanepid $65 eest. 2 kvartalit eemal asuv litsentseerimata pood müüb sama koguse $35 eest. Klientiidele ei lähe korda, millisel poel on litsents, neid huvitab hind. Illegaalne turg alandab seadusliku turu hindu iga tehingu pealt 35–40%. See vahe pole seotud turunduse ega brändinguga, see vahe tuleneb maksuseadustest. New Yorgis lähevad numbrid veelgi koledamaks. Osariik on väljastanud veidi alla 200 jaemüügilitsentsi. Ainuüksi linnas tegutseb avalikult umbes 1400 litsentseerimata müügikohta. 7 ebaseaduslikku poodi iga seadusliku kohta, mis on kogu osariigis heaks kiidetud. Neil on sildid, müügikassad, mis on identsed seaduslike poodidega, Yelpi-lehed tuhandete 5-tärni arvustustega. Klient, kes sisse astub, ei suuda vahet teha. Omanik ei tahagi, et nad suudaksid. 2024 aasta mais käivitas linn midagi nimega Operatsioon Tabalukk, et kaitsta šerifi asetäitjad ründasid litsentseerimata poode koordineeritud haarangutes kõigis 5 linnaosas. 2025 aasta lõpuks oli operatsioon sulgenud üle 1600 ebaseaduslikku poe ja konfiskeerinud riiulitelt üle $113 miljonit väärtuses litsentseerimata kaupa. Ühel ainsal Queensis toimunud kontrollil avastati ühest kohast umbes $10 miljonit väärtuses kanepit. Ja siiski, isegi pärast kõike seda, hindasid osariigi ametnikud, et tuhanded litsentseerimata poed tegutsevad endiselt aktiivselt New Yorgi linnas. Poed avati uuesti, mõnel juhul juba tundide jooksul pärast ukselukkude eemaldamist. Lõuna Los Angelesse piirkondades piisab, kui oodata pimedani, et erinevust näha. Nurgal asuv litsentseeritud apteek suletakse kell 9. Seal on võib-olla 2 klienti sees. Jaluta 1 kvartal edasi ja litsentseerimata pood on avatud kuni kella 2 öösel. Ukse juures on turvamees, autode rivi ootab, kuni kullerid tagasi tulevad. Sees näitab lame ekraan teleril olev menüü samu kaubamärke, mida müüb ka legaalne pood. Madalamad hinnad, ainult sularaha, ühtegi litsentsi pole kusagil seinal. Los Angelese linnajuristibüroo on alates 2023 aastast esitanud kaebusi avaliku korra rikkumise kohta enam kui 300 litsentseerimata poe vastu. 2/3 neist avati 90 päeva jooksul uue nime all uuesti. Sageli samas hoones, sama turvamees, sama menüü, aga uus silt ukse kohal. Seaduslik pood teisel pool tänavat maksis kogu aeg üüri, palgad ja maksud ning vaatas, kuidas tema kasumimarginaalid iga taaskäivitamisega kahanesid. Aga tõeline peensus on liikunud poodides kaugemale. Põhja-Californias Humboldti maakonnas sügaval Smaragd kolmnurgas on föderaaluurijad hakanud dokumenteerima midagi uut. Litsentseeritud kasvatajad kasutavad oma osariigi poolt väljastatud litsentsinumbreid kattevarjuna. Paberil kasvatavad nad täpselt nii palju, kui California lubab, kuid see on vaid osa tegevusest. Nendes samades hoonetes kasvatavad nad raamatupidamisest välja jäänud 10 korda rohkem ja see toodang ei jää Californiasse. See liigub üle osariigi piiride New Yorki, Floridasse ja Texasesse, kus hinnad on 3 korda kõrgemad kui Californias. Ja see läheb isegi kaugemale üksikutest tegutsejatest.
Viimastel aastatel on föderaalvõimud jälitanud suuri Californias tegutsevaid kasvatusi rahvusvaheliste kuritegelike organisatsioonideni. Ühes Sacramento piirkonna haarangus ründasid föderaalagendid 10 kasvumaju, mida väidetavalt rahastas Hiina organiseeritud kuritegevus. Tulane peaprokurör Jeff Sessions nimetas seda üheks suurimaks elamukinnisvara konfiskeerimise operatsiooniks Ameerika ajaloos. Sarnased operatsioonid on avastatud Colorados ja Washingtonis, kus sularaha eest ostetud kodud muudetakse tööstusliku mastaabiga kasvumajadeks, mille toodang saadetakse ida poole ega ilmu kunagi üheski seaduslikus müügiaruandes. Nile, California siseruumides kasvatatud kanepid maksab Los Angeleses $800, sest sama Nile müüakse Manhattanil $2500 eest. Florida maa-aluste tarnevõrkude kaudu võib see tuua sisse $3200. Ükski seaduslik tarneahel ei suuda sellistele marginaalidele ligi pääseda. Kõige professionaalsemad tegutsejad California kanepiturul kasutavad praegu litsentse vaid kattevarjuna, mitte ei halda tarneahelaid. Ja valitsus, föderaalne jõustamismasin, mis pidi seda kõike kontrollima, on taandunud tagaplaanile. DEA kanepi konfiskeerimised vähenesid aastatel 2011 kuni 2020 33 võrra. Amet suunas oma ressursid fentanüüli peale. Korporatsioonid ajavad taga turgu, mille valitsus on maksudega põhja surunud. Valitsus ajab taga varu, mis kasvab iga 90 päeva tagant uuesti. Ja selle kõige keskel hoiab väike rühm tegutsejaid tuled põlemas. Töötajad saavad palka ja uksed on avatud. 5. peatükis mikroellujääjad on Washingtoni puiestee ääres Los Angeleses väike kanepipood nimega Mecca. Riiulitel olevad tooted on enamasti kasvatatud inimeste poolt, keda omanik tunneb eesnimepidi. Noel Frantz avas poe, sest ta ei suutnud leida sellist kanepit, mida ta tegelikult osta tahtis. Tema mudel on Apple Store'i laadse kanepipoe vastand. Ta teeb koostööd väikese rühmaga kasvatajatest, keda ta on isiklikult kontrollinud. Ta testib iga partii ise. Kui kasvataja kvaliteet ühe saagikorra jooksul langeb, eemaldatakse nende tooted riiulitelt. Kliendid tulevad Meccasse, sest nad usaldavad Noel Franzi nime ukse kohal, mitte purgil olevat brändi. Korporatiivsetes kanepipoodides tegid ostjad kaugetes kontorites tellimusi tabelite põhjal. Meccas on Noel Franzise kohal, rääkides püsikliendiga sellest, mida ta eelmisel kuul ostis ja mis sel nädalal värskelt tuli. Ta mäletab nende eelistusi. Ta mäletab sorti, mis neile märtsis ei meeldinud. Selline mudel ei laiene kunagi 100 asukohani. See ongi asja mõte. Teisel pool linna, Lääne Los Angeleses juhib Jay Handel Urbat. Tema valis teise tee. Urba toimib peaaegu nagu turg. Litsentseeritud turustajate kaudu varustavad väikekasvatajad Urba riiuleid ja saavad tasu ainult siis, kui nende toode müüakse. Kuigi Urba võtab toote seaduslikult oma omandisse, ei osta nad seda kunagi ette ära. See üks otsus tähendab, et Erba ei istu miljonite dollarite väärtuses müümata kanepi otsas, nagu suured korporatiivsed ketid olid siis, kui hinnad kukkusid. Riski kannab kasvataja. Kasvataja on ka see inimene, kes tunneb toodet kõige paremini. Kui hinnad langevad, kannab löögi kasvataja. Kui mõni sort muutub populaarseks, saab kasvataja sellest kasu. Erba saab protsendi ja ei kanna kunagi finantsriski kauem, kui kliendil kulub kauba uksest väljaviimiseks. Tulemuseks on riiul, mis uueneb kiiremini, kui ükski korporatiivne kett suudab sammu pidada. Uued sordid ilmuvad iganädalaselt, kehvad sordid kaovad päevadega. Klient, kes astub sisse reede õhtul, teab, et ta ei näe enam sama valikut, mida ta nägi esmaspäeval. Urba on muutnud laovarude käibe, mis on jaekaubanduses kõige aeglasem ja igavam näitaja, tõeliseks turundusrelvaks. Long Beachist juhivad Bobby Vecchio ja tema partner Nick Urbat, mis on kohaletoimetamisteenus. Neil pole poodi, pole üüri ega klaasvitriine. See main on üles ehitatud sellele, et sinu uksele jõutakse 30 minuti jooksul täpselt selle tootega, mille tellisid, ning juba teisel korral mäletab kuller sinu nime. Kanepikauplus Long Beach'is maksab üüri $12,000 kuni $30,000 kuus. Urba maksab autode ja kütuse eest. Bobby vastab ise oma telefonile. Nick korraldab marsruutide logistikat oma köögilaua taga sülearvutist. Herbi kombineeritud igakuised püsikulud on umbes sama suured kui ühe Medmeni asukoha aknapesu kuutasu. Kui korporatiivne kett saadab tellimuse valesse kohta, ootab klient nädal aega vabandavat e-kirja. Kui Herb saadab tellimuse valesse kohta, viib Bobby asendustellimuse ise samal õhtul kliendi ukse taha, sageli juba tunni jooksul. 3 ettevõtet, 0 riskikapitali rahastust, ei ühtegi miljarditesse ulatuvaid väärtustamisi, keegi ei teeskle, et on järgmine suur asi. Nad on lihtsalt kasumlikud. Nad teevad seda, mida iga Ameerika väikeettevõte on alati teinud. Ole piisavalt väike, et oma klienti tunda, piisavalt paindlik, et turuga kaasa minna ja piisavalt aus, et püsikliendid ikka ja jälle tagasi tuleksid.
kui kõik muu kõrvale jätta, siis nemad on ainus osa legaalsest kanepitööstusest, mis tegelikult toimib. Ja süsteem on kohe jälle muutumas. See teeb neile lõpu. 6. peatükk. Suure farmaatsia ülevõtmine. Kõik algas ühe allkirjaga. 18. detsembril 2025. Sellel hommikul kirjutas DEA administraator alla lõplikule määrusele, mis viis kanepi ametlikult kontrollitavate ainete seaduse esimesest nimekirjast 3. 280 jaoks oli see muudatus surmav löök. 70% efektiivne maksumäär, mis oli legaalseid ettevõtjaid 10 aastat tapnud, enam ei kehtinud. Kanepitööstus tähistas, aktsiad tõusid. Tilray, Canopy, Cureleaf, kõik tõusid ühe päevaga 20%. Eriala väljaanded avaldasid pealkirju uuest koidikust. Twitter täitus asutajatega, kes postitasid šampanja-emotikone. Siis jõudis kohale tegelikkus. 3. kategooria on sama seaduslik klassifikatsioon nagu ketamiinil, kodeiiniga tülenolil ja anaboolsetel steroididel, mis tähendab, et kanepist saab seaduslikult rangelt reguleeritud meditsiinitoode. Heaks kiitmata retseptiravimit ei tohi müüa, nii nagu Meka seda müüb. Urba poolt täiuslikuks viidud mudel on endiselt otsene föderaalseaduse rikkumine. Bobi märgistamata tarneauto rikub endiselt föderaalset narkokaubanduse seadust, lihtsalt teistsuguste reeglite alusel. Ravimaid tootmiseks on vaja FDA poolt heaks kiidetud tootmisrajatisi, kliiniliste uuringute andmeid, auditeerimisjälgi, vastavuskulusid, mis võivad väikese ettevõtja põhja lasta, ja Noelil sellist raha ei ole. Samuti ei ole seda Bobil ega ka Erval. Ükski iseseisev tegutseja läänerannikul ei saa seda endale lubada. Nad tõrjutakse turult kohe, kui reegel jõustub, aga suured farmaatsiafirmad saavad. 2018. aastal kiitis FDA esimest korda Ameerika ajaloos heaks kanepist saadud ravimi. Ravimi nimi oli Epidiolex. See oli puhastatud kujul CBD, mida toodeti Ühendkuningriigis ja mis kiideti heaks 2 haruldase lapseea epilepsia vormi raviks. DEA paigutas selle algselt V-nimekirja. 2 aastat hiljem eemaldati see täielikult kontrollitavate ainete nimekirjast. Epidiolexi aastane hinnakirja hind on $32 500 patsiendi kohta. Sama ühendid saab selle toorvormis osta California apteegist tunduvalt väiksema summa eest. Ühend ei ole erinev. Taim ei ole erinev. Mis muutus, oli regulatiivne kategooria. Kui toode liigub raamatupidamises farmaatsiatoodete veergu, siis selle hind on nagu farmaatsiatootel. Seda müüakse nagu farmaatsiatoodet ja kaitstakse nagu farmaatsiatoodet. Altria omab juba mitme miljardi dollari suurust osalust Kronosses. Briti Ameerika Tobacos omab peaaegu 30% Kanada kanepitootjast, Organigram. Tobacco ja farmaatsiaettevõtted on viimased 5 aastat vaikselt oma kohti laua taga ostnud, samal ajal kui ajakirjandus keskendus korporatiivse kanepituru läbikukkumistele. Lobitöö numbrid räägivad ülejäänud loo. Farmaatsia ja tervisetoodete tööstus kulutas ainuüksi 2025 aastal föderaalsele lobitööle üle $300 miljoni. Võitlus pole isegi võrdne. Kui FDA kirjutab uusi reegleid, tehakse need ettevõtetele, kes juba tegutsevad FDA raamistikus, mitte Noel Frontsile Pico puiesteel. Selleks ajaks, kui määrused täielikult jõustuvad, ei eksisteeri apteek sellisel kujul enam. Valitsus, kes pidi selle seaduslikuks tegema, maksustas selle aeglase sulgemiseni. Variturg, mis pidi kaduma, on oma suurust kahekordistanud. Ja need vähesed iseseisvad ettevõtjad, kes suutsid selle toimima panna, saavad peagi teada, et legaliseerimise järgmine etapp polnudki kunagi nende jaoks mõeldud. Kaasaegses Ameerikas lõpeb roheline kullapalavik samamoodi nagu kõik teisedki palavikud. Ainus tõeline küsimus on, kui kaua on Noelil, Jail, Bobil ja Nickil veel aega tulesid põlemas hoida, enne kui need kuuluvad kellelegi teisele. Kell tiksub juba, aga keegi ei öelnud neile, millal see algas. Kõigi turuseaduste ja lünkade juures taandub kõik siiski millelegi lihtsamale. Mis tegelikult juhtub, kui kanepit tarbitakse? Uuri, mis juhtub sinu kehaga, kui suitsetad kanepit või vaata seda videot.